lähme alla, seal on üks stange. Stange peal on 10 toodet, need on hästi vanad bastioni riided, ütleme niimoodi. Ja nädala aega on teil aega, kuupäeva täpsustame hiljem ja siis te peate ümber disainima. Ükskõik, mida te teete, kas värvite, lõikate, õmblete, kleebite, kulutate, ükskõik, mida iganes see on, nädala aega on teil aega. Ja üks ese, ja see on ka niimoodi, et ma panen stange teie ette, nii et kes ees see mees. Kes kandidaatidest suudab pälvida žürii sümpaatia ja kes neist juba saate lõpuks jäädavalt lahkuma peab, see selgub pärast kodutööde hindamist. No sina said viimased püksid. Kas see on raske ülesanne sulle? Ma arvan küll, jah. Ma ei näinud palini ees. Ega seda kangast siis ka vaata enam siin väga ümber ei anna teha, eks? No jah, aga ta on hea, ta on nagu faktuur on nagu olemas. Ei ole nagu täitsa plain. Hakka mulle rääkima, mida sa tegid? Juba ilusasti vaatame. Esimene asi, mis ma mõtlesin, et värvi tuleb muuta, kuna on selle suke pijama roosa värv. Ja nad olid laimad ka seal alumises osas. Need kindlasti ei ole nüüd teha kitsamaks. Seda, et nad oleksid nagu huvitavam sealt taga, ma õmbrusin siia suhtlukud, mis tegelikult nagu laseks suuremate naistega ka kanda selle. Aga mulle meeldib sinu esitlus, et sa tuled nii perfektselt, professionaalselt, sul on kaasas oma disain, sa oled selle üles pildistanud, ümber disaininud, näidanud, millega neid pükse saaks kanda, leidnud variandid juurde, pildistanud, mis ta oli enne, mis ta on nüüd meile kõigile, et väga professionaalne esitlus, et minu poolt ainult plusspunktid. Kõigepealt ma sain siis jaki, mis oli selline kollane. Ma nad seal näidati seda äärt üleni ühtene, tuli pikad varrukad. Siis ma mõtlesin, et tahaks seda värvi teha ergsemaks. Lasin kõigepealt kollase spreivärviga üle ja siis lasin veel omakorda läbi pitsi hõbedasega, et tekkis selline huvitav muster. Mulle meeldis see tehnika, mis ta kasutas, et ta lihtsalt ei võtnud jakki, et ta ei disaininud teda ümber, ei teinud ala seelikuks püksteks või lihtsalt vestiks, vaid et ta värvis. Ta tegi öösid sinna sisse, pani need mustad rõngakesed sinna ja ta värvis seda. See on nagu minu jaoks tõesti ekstreemne asi, et sa hakkad riiet värvima ja veel läbi pitsi ja et ma arvan, et see on suurepäraselt hakkama ma ütlen nii palju, et minule isiklikult natuke on liiga julge, aga see on minu isiklik maitse, eks ju. Mulle meeldib see, et see kollane on natuke muutunud, et see oli nagu puhas kollanne, aga praegu see on nagu töötatud natuke tekstiiliga, et minu arust see on nagu topeltöö. Mina paneksin ta kohe väga hea meelega selga, ta on väga ilus asi. Põnev oli tõesti seda teha, et ma alguses ei teadnud, mul oli 100 mõtet peas, mida teha ja siis järjest nagu muutus see kõik ja ma ei teadnud ise ka, et kuidas see lõpptulemus on. See on joonistatud. See on nüüd, jah, see on tehtud kanga värvi ja laineri pintsliga. Kaua sul aega läks? Kusjuures läkski nagu nädal aega, ma tegin kogu aeg natuke, et tegelikult iga päev niimoodi mingil määral ja et hästi endal oli ka huvitav, et mul oli kohe kui ma nägin, et kui põnev see jääb see läbi pitsi tegemine. Vaata. Sente siia taskusse ei saa panna, kõik kukuvad kohe läbi. Ma just panin kõrgemale, et sendid jääks tasku? Et tegelikult saab ikka midagi panna ka, aga et oleks nagu efekt ka, et... Nii. Räägi mulle enda tööst. Mida sa tegid? Mul olid mustad tüksed ümberpüksid. Pildi pealt on näha. Ja valgete teppingutega. Ma kaotasin valged teppingud ära, hõbeneedid värvisin üle ja siis need on võetud püksisäärtest. Siia ma tegin niukse pop. Siia vahel õmbuste vahel panin need leopard ja siis need on püksisääred ja need on püksisääred. Ja siis väikse lisa kanga panin, et ei jätkunud. Tead, minu arust on hästi korrektselt tehtud kõigepealt, et mulle meeldib see, et nagu kõik on nii puhas ja nii hästi kõik ära triikitud ja ära mõetud. Ja õlad on. Tegelikult see õla, see on nagu trend, mis praegu käib ja no, kui sa tead, mis on moe, siis on väga hästi. Mis see on?
Minu lemmik ta ei oleks. Et sa võib-olla disainisid veidi liiga üle selles mõttes, et väga korrektne, ilus, perfektne töö kõik, et kõik kogu see materjal on ära kasutatud, säärised on juurde mõeldud kõik, aga selles mõttes nagu ta vaatan mina nagu bastioni seisukoha pealt, siis mina seda ütleks, ta ei ole väga bastionilik. Ei, no ma ise mõtlesin ka, et see on võib-olla liiga palju, aga ma läksin oma vooluga kaasa ja... Kas see on riietus, millega mina võiksin näiteks sinuga kuskil Tallinna ööelus kokku joosta? Vabalt. Lähed välja ka sellega? Ma ei tea veel. Veel ei lähe. Aga sinul on hästi lihtne, sul on lihtsalt tavaline must seelik. Seda hakkama värvima, pleegitama. Mis teed? Roosaks teed? Ja siis lõikan siit niimoodi kõik lahti ja peale värkne. Paneme paelad siia, nahkpaelad. 100 maso. Väga põnev. Väga tore. Ossa! Ma arvan, et see on hästi julge töö ausalt öeldes ja minu arust ma kohe ütlesin, et see on väga suur töö. Praegu ma vaatan, et siin on kõik ära lõigatud ja kõik on käsid tikitud, kuidagi ära kinnitud ja hästi julged värvid. Mulle tohutud ka värvid meeldivad, tohutud meeldivad värvid. Vaata nüüd jooniseid. Minu jaoks võib-olla veidikene liigagi julge. Minu arust on ka. Kuidas sa oma toormaterjali hindad? Ma ei kujuta ette. Veel. Suvini kleidikene. Tere! Tere! Räägi mulle enda tööst, miks ja kuidas see sündis? Miks sa tegid sellise, kuidas see sündis? Mulle meeldivad ringid. Ma mõtlesin, et panna triibud ja ringid kokku, et see võib olla äge. Siin on mingi point olemas. Arvan, et siin on hästi palju kasutatud erinevad materjalid. See praegu nagu uue trendiga istub väga, sest nagu praegu on moes taaskasutamine. Ja ma vaatan, et mingid nagu teised kangad on kasutatud, mis ei ole prügikasti visatud ja sa näitad oma visiooni. Minu arust see on päris huvitav. Mis sul nende ringidega on? Sul lihtsalt meeldivad ringid või? Kas sa teed need püksid selliseks, et sa saaksid ise ka neid kanda? Ma arvan küll, kuigi nad on mulle väga suured. Aga muidu jah sellised, et ise tahaks kanda ja teised tahaks kanda. Aga mõte hakkas kohe tööle, sääre lõikad ära või jätad alles? Ma ei tea veel, aga muidu mõte jookseb küll juba, et mida teha nendest. Mis sa tegid? Siis ma võtsin värvli maha, panin siia vestikraeks. Siin oli lukk, panin ka selle nagu siia. Ja siis ma mõtlesin, et ma võiks ühendada oma 2 suviala, muusika ja siis disaini ja siis tegin muusikas ka. Püksid on lihtsad, ütleme niimoodi, nagu selles mõttes, et püksid on, nagu ma vaatan, nagu Nike dressipüksid praegu, aga vest samas praegu saab täiesti pluspüksid. See on nagu kuidagi segatud need stiilid ja mulle see meeldib. Ei, mulle meeldib ka, kokkurad meeldivad. Pooleli sportlikuks läheb nüüd, aga samal ajal see on mingi klassika. Aga nad ei pidanud arvestama bastionit praegu. Nad võisid teha täpselt, mis nad tahavad. Mulle meeldivad need nööbid. Ma isegi ei tea, mida ma teen veel sellest, aga ma arvan, et ma püksteks seda ei jäta. Et hästi palju midagi muud juurde, et ma lähen koju ja siis mõtlen ja siis vaatame, mis välja tuleb. Tegin pükstest kleidi. Räägi veel. Et see kangas oli, millest see pükste kangas. Ja kuna see oli linane, siis selle kleidi alumise osa ma valisin linase kanga ja voodri. Mis suurusi sa tegid või? 36. Ma pärast proovin. See läheb bastioni poodi müüki, nii et sa võid tõesti lift. Mina olen ainult väga raske saada Eestist. See joon, mille sa tekitasid lõigetega, on lihtsalt, see niisugune nagu piklikum, et sellest vesti tegi jube kihvt. Näite tagant veel oma seda. Issand, mulle meeldib. Triinu, ma ühinen sinu arvamusega, et ma arvan, et see bastioni poodi ei jõua, et see... Me elimineeritakse minu poolt. Lähme meie ennem kaklema, mis sa räägid? Mulle meeldib väga see, mida sa praegu tegid. Sa täitsid suurepäraselt selle üles. Sa said lihtsa, tavalise, igal pool poes leitava jaki. Sa muutsid selle väga šefiks ja noortepäraseks riidesemeks, nii et ta on täitnud mõlemad ülesanded väga hästi. Mis sa arvad, kas nädal aega nende pükste ümber disainimiseks on piisav aeg? Muidugi. On jah? Sellepärast ma tegelikult siia tulingi, et üle tegemine taaskasutus on väga äge projekt. Millega sa hakkama saan? Näost on näha, et maganud sa ei ole. Mis sa tegid ja mis sul ennem oli?
Mul olid sinised, püksid, sirgelõikelised, 34 numbrid, nad ei läinud isegi jalga. Ja siis ma värvisin mustaks. Mulle meeldib, et sa tegid jälle pükstest midagi teistmoodi, midagi väga huvitavat ja panid ka oma käekirja juurde selle bluusi ja väga noortepärase kapuutsi näol. Et mulle meeldib väga see lahendus, mida sa tegid. Väga suurepärane. Väga šef. Mina pean veel mõtlema, aga mulle... Mina pean ka natuke mõtlema. Mul on hästi palju küsimus, sest nagu ma vaatan, et siin on hästi erinevad stiilid.